Tartus said rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme Kaitseväe Akadeemia 35 maaväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja tehnoloogias 13 ohvitseri. Vanema allohvitseri põhikursuse lõpetasid 61 õppurit. Selline üldistav mõttetera minu poolt neile on. Ärge mõelge oma igapäevatöös tuleviku hiilgusele karrale. Tuleb oma tööd teha täna, siin ja praegu ja kes teeb oma tööd pühendunult, see jõuab ka kulla ja karrani. Ärge kartke rotatsioone ja tehke oma teenistus võimalikult kogemusrikkaks läbi seda erinevate ametikohtade ja päevase. Traditsiooniliselt austas lõpetajaid oma kohalolekuga president Kersti Kaljulaid, kes on Eesti riigikaitse kõrgeim juht. See on tegelikult hästi ülev tunne, see, mis siin praegu taustal toimub, see kõige rõõmsam sebimine, uute auastmete kinnitamine. See on iga kaitseväelase elus taaskord üks selline tagasiside hetk, kus tema riik on teda tunnustanud ja ütleb, et siit saab edasi veel tugevamana, kui sa olid enne ja me loodame sinu peale. Ja mulle on see aktus igal aastal väga tähtis näha neid ohvitsere, kes tegelikult ka rahuajal tagavad selle, et endal on hea oma kolleegidega rääkida kindlalt positsioonilt. Nii et lõppkokkuvõttes oleme me kõik üks meeskond. Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Julius Air Kull, kes lõpetas cum laude ning kellele Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem andis üle ohvitseri mõõga. See oli tore, see oli lõbus ja see oli väljakutsete rohke neile, kes väljakutseid otsisid. Kõige ägedam selle juures oli see, et kui ma tahtsin vastutust, kui ma tahtsin midagi korraldada, midagi teha, siis mind ümbritsev personal oli selles suhtes toetav ja ma sain ennast teostada piisavalt ja see oli väga meeldiv. Kooli lõpetanutele jäävad ainult positiivsed mälestused, kuigi riigikaitse ei ole iseenesest kõige kergem eluala. Õppeaeg Kaitseväe Akadeemias tegelikult oli väga meeldiv 2 aastat. See oli väga hea aeg iseendale, sai õppida, proovida, harjutada. Oli väga meeldiv 2 aastat, sain väga palju uut teada. Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse Kaitseväe väeosadesse. Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule. Tänavu on huvilistel Akadeemia maa-, mere- ja õhuväe põhikursustele võimalik sisseastumisdokumente esitada kuni 28. juunini.